Tallinna kesklinnas ühe lastekodu tänava maja taga autos peetav Dalmatia koer muutis soojemate ilmade saabudes majaelanikud murelikuks. Mis te arvate, kas tegemist on Opel marki sõiduautoga või koerakuudiga? Lastekodu 18 elanikud väidavad, et tegemist on koerakuudiga, sest samas majas elav elanik tõesti siin koera peab. 3 korda oleme käinud, 3 päeva me oleme siin ka ühte vahvat Dalmatia koera näinud ja kui samamoodi asi jätkub, siis ta saab lihtsalt kuuma rabanduse. Kuigi koer pole näljas ja ka suur veemannerg on masinas olemas, siis majaelanikele taoline loomapidamine ei meeldi. Möödujaid eemale peletava koera klähvimine käivad ka üksjagu närvidele. Eelkõige on inimestel aga päevi näinud Opeli tagaistmel olevas kutsast lihtsalt kahju. Koera omaniku sõnul pingutavad aga majarahvas üle. Loom olevat masinas vaid siis, kui peremees koju lõunatama tuleb. Kui ma aeg-ajalt käin sõitmas, siis ta tuleb kaasa minuga ja niimoodi on. Mõnikord on kadus, mõnikord tuleb kaasa. Et ma ei näe selle süüdistuse osas nagu mingisugust alust. No, tegelikult meile anti teada juba üleeile. Üleeile oli koer autos, eile oli ka autos ja täna, olgem ausad, ta on jälle autos. Kas see on kohalik korteriühistu inimene? Ma ei oska nagu niimoodi kommenteerida. No kas te ei karda, et ta sureb ära lihtsalt? Praegu on juba üsna soe, päikega paistab peale ja seal läheb ju temperatuur üsna kõrgeks. Ei, absoluutselt seda probleemi ei ole. Ma praegu just oleksin läinud taga uuesti sõidule ja ta käib pidevalt ka õues 5-6 korda päevas. Seda puhku kutsusid majaelanikud kohale ka politsei. Politsei kindlasti reageerib selliste väljakutsete. Me peame vaatama, millises seisundis on koer, see tervise seisund ja selle juba alusel siis otsustame, mis edasi saab teha sellega. Tulevad need soojad ilmad ja kindlasti, et autosalongi ei ole see koht, kus nagu seda koera peab nagu hoidma. Koeraga võib midagi juhtuda tema tervisega. Loomaarstid puutuvad pea igal suvel kokku loomadega, kellele kuumus on liiga teinud. Pahatihti ei õnnestu neid ka enam fataalsetes tagajärgedes päästa. Nii tulekski koeraomanikel sellega arvestada ja mitte jätta oma kutsasid päikese kätte kõrbema.